Tere hommikust! Siin on veel päris palju ruumi. Te võite siia poole tulla. Tänud Luminori segakoori. Tänud dirigendi. Ma juba kirjutasin Jammeris ka, et Luminori segakoor on üks väga hea initsiatiiv näitamaks meie meeskonna tugevust. Ja ma tean seda, et lisaks segakoorile on meil rahvatantsu grupp, õigemini 2, kes siis tahavad saada ka lisaks, et teie soovite minna laulupeo tantsupeole, nii et ma arvan, et need on sellised head initsiatiivid, mis näitavad meie meeskonna ühtsust ja tugevust. Mul sellele hästi hea meel ja suur aitäh, et olete nii kiiresti kogunenud ja nii kvaliteet. Ma ütleks, et see on minu jaoks täiesti lootust. Aga me oleme täna siin veel hästi olulisel põhjusel, et homme on meie jaoks hästi suur ja oluline sündmus, et Eesti Vabariik saab 100 aasta vanuseks. Meie oleme mõned hetked tagasi tähistanud Luminori 100 päeva. Need on väga erinevad ajalised mõõtmed, aga väga olulised mõlemad. Väliseestlane Tõnu Puu kirjutas oma raamatus Kunst, teadus ja majandus seda, et ei saa olla ühte ilma teiseta, et nad kõik mõjutavad teineteist. Ja kui me mõtleme selle peale, et meie Luminoris oma 600 inimesega Eestis, mis moodustab 0,04–0,05 Eesti elanikkonnast, siis tegelikult ka meie mõjutame Eesti majandust. Ja me ei tohiks seda mitte ühelgi päeval ära unustada, et see, mida me teeme siin selles majas ja kõikides meie kontorites, et tegelikult me mõjutame Eesti elu. See on ühtepidi see, et me oleme siis Luminori töötajad, aga teistpidi kõik meie 600 kesi ise olles inimestena mõjutame Eesti elu. Nii et ma tahaksin ja sooviksin seda, et me seda hetkekski ei unustaks. Me peaksime seda meeles ja kannaksime enda südames. Hästi ilusat homset pidupäeva teile, teie peredele, et tähistage seda vääriliselt. Et Erki on katnud teile laua siia tuppa, siia seina taha, et saame pärast natukene muljeid vahetada. Aga nüüd on meil hea võimalus nautida taas seda mõnusalt, kõmavalt ja kõlavat Luminori segakoori, nii et Tiina, ma annaksin nüüd taas taktikesi sulle üle. Järgmisena me laulame Urmas Lätikase poolt kirjutatud Väike maa. Ja kuulake tähelepanelikult, kas sealt kõlab äkki lõpupool ja meeste poolt ka üks kellegi teise helilooja poolt kirjutatud viisil, kes tunneb ära, et pärast küsida. Kus nõnda
viimane lugu on Ülo Vinteri laul Põhjamaast, kes soovib, võib kaasa laulda.